Tervitame siit, hea kaasteeline. Tere kulukalt. Me näost näkku ei ole ammu kohtunud. Et vilmisime siin ühte tuleaset Olümpia külas on ju, mis selgub, et kummalisel kombel on erastatud on ju. Noh, seda ei saa väga tõsiselt võtta, sest maksmist ju ei ole toimunud ju. Need, millega me arveldame, on teatavasti lubadused maksta on ju. Aga see ei ole see teema, miks me eetrisse tulime. Et paljud küsivad meilt, et praegu on toimumas jälle üks sündmus kuskil seal Venemaa piirimaal. No õigemini Venemaa sees. Ega see Ukraina ju ka ikkagi Venemaa alad on ju, nii ta lihtsalt on. Aga et ukrainlased on siis tunginud nüüd, üritavad minna Kurski peale. Ja kohalikud naljamehed ja kirjanikud ja ei tea nagu päris põhjust. Päris põhjust on see, et ühe katlamaja, õigemini 2 katlamaja peale käib madin on. Euroopa suurim tuumajaam Zaporožje on ju, see on 6 katelt siis, reaktorid, kui soovite, on venelaste kontrolli all on ju. Nad enam elektrit ei anna, aga ameeriklased väidavad, et nende kütus on seal sees ja seda välja ei luba ka võtta. No võt. Ja nüüd siis ukrainlased tahavad seda endale hirmsasti tagasi saada. Ja sellepärast rünnatakse seda Kurskit, et saada Kurski jaam enda kätte ja siis katsuda seda vahetuskaubana anda äritehingusse. Sellega on muidugi niisugune asi, et me siin vahest ennustame asju ette on ju. Ja seda nad kätte ei saa, seda Kurski oma. Niisamuti nagu ei saa ka seda Zaporožje omad kätte. Aga asi on tõsine selle koha pealt, et Tšernobõlis õpetati välja ukrainlaste selline löögigrupp, kuidas suletud jaamas toimida, kuidas teda üle võtta ja saame näha, kuidas see asi nagu laiemalt lõpeb on ju. Et parem on, kui ta ei lõppe mingisuguse õnnetusega, et muidu, kes see ennustaja oli sealt see? Vanga. Bulgaariast, eks ole, ja et ta ütleb, et Põhja-Euroopa on kaetud radioaktiivse saastega. Noh, seda keegi me ju tegelikult ei vaja. Aga saame edasi näha, kuidas see asi läheb. Igal juhul meil on selline informatsioon, et kohalikud nii-öelda sõjakorrespondendid ja muud naljamehed on ju, võiks nagu proovida laiemalt mõelda, et miks seda asja üldse tehakse. Aga mis me siin ikka pikalt jahume, et eelmine kord me ütlesime, et sündmus, no väike sündmus ikka oli, on ju, selle Trumpiga ju täpselt Trumpi tulistamine. Ja, nii et ikkagi, no nii võib ikka mainida. Et arvata, et võib-olla see ei jää viimaseks, aga see selleks on. Olgu, aga mis me pikalt jahume, et ma saan aru, et me kohtume vist septembris. Just nii. Nii et kohtumiseni septembris. Kohtumiseni siis.